Ma räägiksin nüüd hästi kiiresti ära, mis asi on üldse pankrot. Ma olen selle pankroti liigendanud ära tüüpiliseks pankrotiks ja ebatüüpiliseks pankrotiks. Mult juba täna küsiti informatsiooni, et miks just selline ebatüüpiline pankrot. Ma kohe räägin. Tüüpiline pankrot on siis, ma usun, et paljud teavad ka, et staatus äriregistris pankrotis, see ongi see tüüpiline pankrot. Pankrot algatatakse kas siis kohtumenetlusega või siis kohtumenetluseta selles valguses, et kohus ei algata menetlust, kui sa ei ole maksnud ära pankroti halduri deposiiti. Keskmiselt on see 3000 kuni 4000 eurot, mis läheb siis ühe pankroti läbiviimine maksma võlausaldajale. Nii, ebatüüpiline pankrot. See on nüüd selline pankrot, mis oma sisult ja olemuselt on täpselt samasugune pankrot, nagu on see pankrot, mille osas algatatakse pankroti menetlus kohtus. Mina olen selle nimetuseks pannud ebatüüpiline pankrot ja see on ettevõte, kes on kustutatud äriregistrist sel põhjusel, et ta on jätnud esitamata majandusaasta aruanded. 2015 aasta näitajad, tüüpiline pankrot 308 ettevõtet, ebatüüpiline pankrot 6604 ettevõtet. Ehk siis ligikaudu me võime öelda 6900 ettevõtet on aastas keskmiselt, mis läheb pankrotti. Ja lõpetanud oma tegevuse maksejõuetuse tõttu. Miks on niimoodi, et ühel on number nii väike ja teisel on nii suur? See põhjus väga lihtne. See 308 ettevõtet on need õnnetused, kelle suhtes on algatatud pankrot. Mingil põhjusel on võlausaldaja otsustanud, et ma maksan selle raha või ma lähen seda teed, kas nüüd põhimõtteliselt ma lähen seda teed, ma algatan selle pankroti ja ma välja näitan sellele ettevõttele. Ja need on need 300 juhtumid. Siin ei ole isegi oluline see, et kas on 300, kas on 400, kas on 500. Oluline on see summa suurusjärk tegelikult tervikuna. Sest kõiki neid ettevõtteid, mida on ligi 7000, kõiki neid ettevõtteid iseloomustavad kindlad näitajad. Kas tohib vaadata küsimusi esitada? Jaa, muidugi. Ma tahtsin küsida Tõnisele Püstinas, et kas nende 606 hulka need kustutamised, mis lihtsalt kustutatakse, majandustegevust ei toimu? Ei, need on sundkustutatud ettevõtted. Ehk siis need on selgelt need ettevõtted, kes ei esita majandusaasta aruandeid 3 aastat ja enam. Ma kohe näitan ka tegelikult statistikat, mida ma iseenesest läksin nii kiiresti üle, et isegi neile ei näidanud seda. Aga näitasin ka ebatüüpilise pankroti osas, milline see pilt siis nagu praegu paistab. Et siin on näha ettevõtted staatusega likvideerimisel. Need on nüüd ka sellised huvitavad ettevõtted, kes kunagi alustasid oma likvideerimisprotsessi ja jätsid selle pooleli. Need on nüüd sellised ettevõtted, mida äriregister ei sundkustuta. Lihtsalt seetõttu, et nad alustasid ise likvideerimismenetlust. Kui me nüüd vaatame neid majandusaasta aruandeid, mis siin on esitamata jäänud, meie ajaarvamine algab aastast 2000. Seetõttu, et me lihtsalt ei ole kogunud varasemat infot, aga võin kohe ära öelda, et näiteks see esimene ettevõte on asutatud 1996 ja tema pole oma elu jooksul mitte ühtegi majandusaasta aruannet esitanud. Et me võime siis öelda, et ettevõte eksisteerib äriregistris terve põlvkond 20 aastat. Ja need ettevõtteid on näiteks ainuüksi, mul on siin kõrval ka ettevõtete arv. Et sellised ettevõtted, kes pole mitte kunagi enda majandusaasta aruandeid esitanud, on 481 Eestis. Ja teine sort on siis registrisse kantud. Need on nüüd need ettevõtted, mis on siis järgmine potentsiaalne hulk, mida siis äriregister hakkab kas siis järgmine aasta või ülejärgmisel aastal siis kustutama. Et näitan siin ära ka need mahud, et need aastad on siis sellised. Et siin eksisteerivad siis 2 aastat kuni enam majandusaasta aruandeid esitamata jätnud ettevõtted.
Kui me räägime nüüd sellest kogu mahust, siis hetke seisuga on meil Eestis circa 19 000 ettevõtted, kes on potentsiaalsed ebatüüpilise pankrotiga ettevõtted. Kui meil siis eelmisel aastal likvideeriti 6600, siis tegelikult võiks kohe korraga ära likvideerida ka see 19 000.